No nii, järjekordne siis videoreportaaž loomast. Teeme siin grupitööd, meid on 6 inimest, mina ja veel 5 tüdrukut. Ja teate, päris ausalt on päris raske teha meeskonnatööd, kuna olen nii kaua töötanud iseseisvalt, individuaalselt, ainult iseenda ja kogu minu meeskond olengi mina olnud. Ja nüüd pead sa jagama mõtteid, olema nõus, tulema tagasi, natuke jõulisem, hoopis teiste inimestega. Esiteks nad on teisest riigist, teistsuguse kultuuriga, nad on minust tunduvalt nooremad ja teise valdkonna inimesed. Ja päris keerukas on seda teha, sest et esiteks kõik võtab nii rohkem aega. Mina oleks teinud selle kogu töö ära 2-3 tunniga, ma arvan. Pannud paar AI tööle ja oleks see projekt mul juba enam-vähem purgis olnud. Nüüd ma pean kannatlikult, rahulikult olema tiimis, väitlema, kuulama, argumenteerima, ootama ja olema rahulik. See ei ole kõige lihtsam, midagi teha ei ole. Ehk siis, kui ma ise oma juhtimiskoolitustel sellest räägin, siis ma tegelikult ei ole ammu tundnudki, kuidas see tõeline meeskonnatöö siis niimoodi välja näeb sellises ad hoc olukorras, rahvusvahelises seltskonnas, kus otseselt, kusjuures ka veel materiaalset ega sellist otsest isiklikku osu saavad hüvitist ka ei ole. Me teeme seda lihtsalt õppimise eesmärgil. Seis, meil on tänane päev veel aega, homme toon pesitlus, kuidas meil läheb, tahaks võita, kas ilmselt juba selle sama emotsiooni pärast.